Mis te arvate, missugune heli kõlaks teie kõrvadele kõige kaunimana, kui te terve elu oleksite pidanud elama vaikuses? Meie järgmise loo kangelanna kurdistus juba tüdrukuna, kuid tänu kõrvaimplantaadile sai naisterahvas taaskord kuuljaks ja näeme nüüd, missuguseid emotsioone see temast tekitas. Kõige üllatavam oli mul see, et ma kogu aeg arvasin, et pehmed materjalid ei tee häält, aga tegelikult teevadki. Mind üllatab kõige rohkem see, et kui tütar värvis pliiatsiga paberit, kus see tuleb? Paber tegi häält ja vildikas teeb ka häält. Tuli nii, vau, tähesti. Svamm teeb piiksuvat häält võtuklaasi hõõrumisel. Kui pigistab vee välja, on ka kuulda heli ja ma saan kohe aru, et kui mida suurem surve on, sest kiiremini tugevama häält teeb ja rätiku hõõrumine teeb ka häält. Mõnne, kuuljan, jah, ta on ilus on, üllatav. Väga ilus hääl on ka, kui rostisaia pooleks murrad. Ilus kuiv hääl, kraps käib, väga ilus. Üldse väga ilusad hääled igal pool meie ümber. Mina küll ei tahaks korda. Jenny on elanud pea 40 aastat vaikuses. Kuulmise kaotas ta 3 pärast rasket keskkõrvapõletikku. Kuni 5. sünnipäevani ei osanud ta ka rääkida. Tänu arstist isa sihikindlusele pääses Jenny 8-aastaselt kooli. Rootsist hangiti mulle kuuldeaparaat. Ega mind esialgu hästi vastu ei võetud, sest ma olen nagu uus, keegi pole harjunud kuulmispuudega lapsega hakkama saada. Ma alguses ei saanud aru, mis tähendab õppimine. Tegin kaasa, mis õpetaja ütles. Kodus õppisin ja koolis õppisin 2 korda topelt. Palju tööd oli. Tundide kaupa istusime ja lõpuks oli nii väsinud. Kui isa nägi, et ma väsinud olin, siis lõpetasime. Iga päev õppisime. Vähe oli päevi, kus me ei õppinud. Isa oli distsiplineeritud, tahtis väga palju, nõudis väga palju. Ja viimane asi, mis ma õppisin selga, oli S-täht. Isa oli nii õnnelik, kui ma ütlesin S, seda hüüdis hurraa, lõpuks ometi S-täht tuli. Ja Katrin ka, vanem õde Katrin plaksutas niimoodi, et noorem õde oli väike veel, ta ei saanud veel aru. Ta kartis mind natukene. Ta vist sai aru, et ma ei kuule. Kui palju te selle tavalise kuuldeaparaadiga üldse kuulsite? Nii kaugel kuulsin, kui ta siin istute minu vastas. Siin palju kuulsin. Väga vähe. Pärast laste sündi tundis Jenny, et midagi on tema elus puudu. Praegu õpib ta Tallinna Ülikoolis eripedagoogikat ja töötab samal alal kurtide lastega. Oled sa mõnikord ema pärast mures ka olnud, et kui ta kuskil kauem üksi ära on või et ta ei kuule hästi, äkki võib hätta sattuda? Ei no, selliseid asju on olnud, aga tõesti ongi see, et ta käib päris harva niimoodi ära, et on kaua ära. Aga samast alati saadab sõnumeid ja sellised asju, et siis on nagu sellega pole väga kunagi probleem olnud. Sul ei ole päris tavaline elu olnud, sest sinu isa üldse ei kuule ja ema kuulis kehvasti kuni siiani, et sa oled pidanud olema neile suuresti kõrvade eest. Seda on alati niimoodi. Mul väiksest peale algus oli muidugi ebameeldi see, et helistama inimestele alguses ka rääkida kui vähe väiksemad ja siis sellised ametlikumad kohad nagu kõik need oli vaja mul ära teha. Mis helisid te lapsepõlvest mäletasite? Kõige rohkem mäletan seda, et viimane heli oli see piimeauto mürina ja vanaisa hääl. Täna kuuleb Jenny jälle automürinat ja kõiki muid helisid. Pere peale käimisel läks ta viimaks operatsioonile ja see õnnestus. Esimene asi, mis ma kuulsin, oli see napuhääl. Minul läheb oska teha, ma pole kunagi harjutanud. Poeg oskab väga hästi teha. Kõige üllatavam oli see heli. Siis ma mõtlen, jess, tahtsin nagu nutma hakata, ma hoidsin ennast vähes, ma ei tahtnud nutta. Kuidas nüüd selle müra keskel on? Ümberringi teil siin kodugi on suure tee ääres, et müra on palju. Väga palju. Ajab segadusse. Tuttavad helisid tean juba.
aga uued on, ma ei tunne neid, mis hääled need on. Raske on natukene. Mõnu pehme, pikk ja peenike, kurb hääl on tal. Ta küsib õue, siis on kurva häälega ja ta kraabib põranda käppaga. Seda ma kuulsin ja veekausis joob vette. Hästi armas oli. Kui palju te olite oma laste häält üldse kuulnud? Kuulsin kuldavaparaadiga laste hääli, aga kaashäälikud üldse ei kuulnud, on täishäälikuid. Lapsed pidid kogu aeg kordama ja uuesti kordama. Lõpuks sain aru, nad pidid lähemale tulema. Kui nad kuulsid, ma tahan siia operatsiooni teha. Nii hea meel oli endale. Ja. No teie suhtlemine läheb ka nüüd kergemaks või? Ajapikku ilmselt küll jah, ma loodan. Praegu on vahepeal suhteliselt frustreeriv. Mida see tähendab? No vahepeal nagu räägid, aga aru ei saa ja siis jah, natuke keeruline see. Et see on nagu olnud raske, et sa ei ole saanud oma emaga tavaliselt rääkida, et lähed lihtsalt ja räägid ära, et see nõuab alati pingutust. Suht koht jah. Ja näiteks kui mingi reklaamiteenistus keegi helistab ja siis küsib nagu emaga rääkida ja siis ütleb nagu, et tema näiteks ei kuule või on kurt, siis nagu ei öeldagi lihtsalt midagi, lihtsalt pannakse ära. Nagu ma ei tea, imelik minu arust. Mis sa arvad, kas su elu natukene läheb kergemaks nüüd ka või? Ei, no kindlasti selles mõttes, et kui ta nüüd peaks hakkama kuulma, et ma saan ta helistada ja öelda, kus ma olen, mitte et ma ei pea hakkama sõnumeid kirjutama, mis võtab palju rohkem aega ja kõik siuksed asjad, siis kindlasti jah, nagu muudab ka vast nagu lihtsamaks selle. Seda ma otsin mitu aastat tagasi. Ma alguse plaanisin anda pojale. Nad ei ole huvitunud sellest. Aga tegelikult tahtsin poja käest õppida. Aga keegi ei tahtnud kitarri õppida. Ma mõtlesin, et kunagi ikka hakkan õppima. Mul on päevi, kui kirjutatud, mängin kitarri. See on siin on minu uus tööriista ja minu uus unistus. Ja. No see läheb, ma olen nagu uuesti sündinud, uus inimene. Mul on suuremad võimalused. Maailm on lahti. No ema ütles, et ta hakkab nüüd lõpuks ometi muusikat endale koju hankima. Mida sa talle soovitad? Ma isegi ei tea, mida ta kuulama hakkab, aga ma arvan, et see ei ole päris see, mida ma kuulan. Nii et ma hakkab siin arvatavasti võimuvõitlus selle koha pealt, sellepärast, et ma olen alati päris kõvasti muusika kuulanud ja see ei ole kunagi seganud mitte midagi. Ja see, mida ma kuulan, arvatavasti ei istu talle, nii et ma ei tea, mis saab. Nüüd selle loo nimi on näiteks Harlem Shake ja Power. Nõrga B ja 2 A-ga siis. Hääl on see mehe hääl, naise või? Korra hääl on ka juures. Kuuleb küll isegi. Nüüd on puhtam heli on. Kiire piltsuga haib. Kõvasti on. No jah. Nüüd ma saan sulle öelda, et pane vaiksemaks. Oled sa õnnelikum praegu? Ei, kindlasti on jah, hea meele maile, et ta lõpuks äkki nüüd saab jälle kuulda nagu sükst asju, mida ta pole kunagi kuulnud ja üle pika ja mis ta on ära ununenud ja. Iga rohkem ootan kevadet, et linnulaulu kuulda. See pidi ilus olema.